Kelly, ma luban juba ette, et ma olen sinuga hellam kui Robertiga. Seda on hea teada. Sa olid kõigest 13-aastane, kui sa võitsid esimese X-mängude kuldmedali ja sa olid sellega ajaloo kõige noorem kuldmedalist sel hetkel. Kas sa said sel hetkel üldse aru nii noorena, et sa oled maailma parim? Tegelikult vist mitte. Ma arvan, et enamus aega oma sportlaskarjäärist ma pole tegelikult endale võib-olla aru andnud üldse, et millega ma tegelen. Esiteks, kui ohtlik see sport on, kui hästi mul on võistlustel läinud. Et ma arvan, et ma hakkasin seda võib-olla mõistma alles siis, kui ma kuskil 15-16 olin. Ja nüüd veel nagu tagantjärgi, kui ma mõtlen seda, et ma olin 13 ja vaatan praegu mingid 13-aastaseid tüdrukuid, siis ma vaatan, et nad on kõik nii väiksed, et kuidas ma üldse suutsin nii noorena sellist asja teha, selline tunne, et ma ei tea, hüppad kuskilt kohe, et äkki läheb katki või nüüd tagantjärgi on nagu endal ka väga huvitav seda niimoodi tagantjärgi mõelda. Mis sa arvad, kui sa tegelikult sellest aru ei saanud, et mis sa arvad, et mis see edu valem siis oli? Et kui sa ei fokusseerinud selle, et jah, ma tahan maailma kõige paremini hüpata ja kõige ägedamaid trikke teha? Minu jaoks vist see ongi enamasti olnud selline nagu elustiil lihtsalt, et ei ole justkui olnud seda see sportlaskarjäär, vaid ongi lihtsalt elustiil. Ja kuna ma hakkasin spordiga tegelema tänu sellele, et minu isa pani mind suuskadele, siis tema oli võib-olla ka rohkem see nii-öelda edasiviiv jõud, kes siis viis mäele ja trenni ja et ma võib-olla sel hetkel oli nii-öelda tema rohkem sellele juhi positsioonil ja mina nii mitte väga, et ma läksin selle flow'ga justkui lihtsalt kaasa, et see, kui ma temaga treenimise lõpetasin, et siis ma tundsin ise rohkem, kus ma nii-öelda võtsin ohjad enda kätte ja nii-öelda hakkasingi üldse seda sporti või kogu seda karjääri teistmoodi nägema, et kui see muidu oli elustiil, siis sellest ühel hetkel sai kuidagi karjäär. Kas sa ise aru saad, et kuidas see switch siis käis või mis selle switchi tekitas? Ma arvan, et oligi see, et ma hakkasin järsku või pisut päeva pealt palju iseseisvamaks, et kui muidu oli nii-öelda treener või isa see, kes kõik treeninglaagrid, võistlust planeeris, siis ühel hetkel hakkasin seda ise tegema ja siis kuidagi oligi see rohkem nagu minu otsustada, et kus ma tahan võistelda, mis treeninglaagrid peaks selle jaoks tegema ja siis see saigi rohkem või läks rohkem tööks üle sellest hetkest, ma arvan. Kas sa olid siis veel laps või sa olid juba täisealine? Ma vist olin äkki 16 sel ajal, et ikkagi mingil määral veel laps. Kas ei tundunud suur vastutus tol hetkel? Ma vist ei mõelnud selle peale selliselt, et eks mul oli ikkagi mingi nii-öelda tugipersonal kõrval, kes vaatasid, et ma väga mingeid rumalaid valikuid või otsuseid ei teeks, aga eks see mingil määral oli ikkagi kuidagi siuke sujuv üleminek, et kõik see reisimine tegelikult ja need, mis võistlustel ma osalen, et see kõik oli tegelikult tuttav, et minu jaoks muutuski lihtsalt see, et ma hakkasin ise neid reise ja treeninglaagreid planeerima, et teada oli mul ikkagi, et kust enam-vähem lennupileteid saab osta, kuidas kohvrite pakkimine käib, et see kõik oli ikkagi tuttav. Sa oled tipus olnud rohkem kui pool oma elust. Kui palju sa oled pidanud selle pärast ohverdama või kuidagi tegemata jätma või eriti just nagu lapsepõlves? Eks ikka neid asju on ja võib-olla rohkem just ongi mingid sellised negatiivsed momendid võib-olla just lapsepõlvest meeles. Et kui ma nüüd, mul on oma eesmärgid, oma sihid, ma teangi, et kui mul on võistlus tulemas, siis see ongi minu prioriteet, aga lapsena ikkagi seda nii-öelda sellisesse perspektiivi on päris raske panna ja ikkagi võib-olla mõtled sellele, et sõbranna kutsus sünnipäevale või meil on klassiõhtu täna. Et neid olukordi oli päris palju, kus ma ei saanud kuskile ekskursioonidele minna, sest et mul olid võistlused sellel ajal või klassiõhtult pidin varem ära minema, sest oli vaja veel õhtul trenni minna. Et tol hetkel need olukorrad kindlasti tegid mind päris kurvaks. Aga kuidas sa neist üle olid? Ma ei tea, tahaks öelda, et mul lihtsalt ei olnud väga valikut vist. Ja eks vanemad ka ikkagi üritasid võib-olla selgitada, et miks see võib-olla oluline on. Ja kuidagi, ma ei tea, lõpuks harjusid sellega ka ära ja pigem võib-olla üritasid enda jaoks ka mõtestada seda trenni siis kuidagi olulisemaks või natukene ümber, et ei oleks nii kurb sealt klassiõhtult ära minna. Distsipliin ja järjepidevus ongi ilmselt see, millest me just räägime, on ju. Ja see on olnud osa sinu elust juba pisikesest peale. Mis sa arvad, kas neid omadusi saab ka õppida või on need sul ka mõnes loomupäraselt kaasas? Ma arvan, et neid peab ikkagi mingil määral õppima. Ma olen näiteks väga halva rutiinitaluvusega inimene, et siis kui mul on mingid pikad treeningkavad, näiteks kas või praegu hooaja ettevalmistus jõusaalis, et siis mul on vahepeal päris raske leida seda motivatsiooni, et trenni ennast vedada, et siis on tegelikult ikkagi see, kui sul on ikkagi siht silme ees ja mingid kindlad eesmärgid, et siis on palju lihtsam tegelikult ka seda nii-öelda distsipliini hoida.
et ma arvan, et eks mingil määral võib-olla on ikkagi natukene mulle nagu kaasa ka antud seda annet, aga suuresti ikkagi tuleb seda kõike ikkagi ise õppida ja see tuleb ikkagi sellest tahtmisest. Kas sul on mõni näpunäide, kuidas meil saalis olevad inimesed, investorid, kes ju tegelikult ka peavad olema väga järjepidevad ja distsiplineeritud, et kuidas nemad saaks õppida lihtsalt sedasama järjepidevust kuidagi sisse harjutada, kui sulle tegelikult ei meeldi selline olla? Ma arvan, et hästi palju aitabki võib-olla just eesmärkide seadmine, et kui me nii-öelda panemegi endale kindlad sihid, siis kuidagi on lihtsam võib-olla sellest ka mingist tegevuskavast kinni hoida, et kui niisama võib-olla oled ja võib-olla mingisugust konkreetseid eesmärke ei ole, et siis kuidagi ongi võib-olla raskem olla ka distsiplineeritud. Ka fookus hoidmine on ju tegelikult väga keeruline ja samal ajal, kui sa tegid tippsporti, sa õppisid ju väga-väga hästi. Kuidas see sul õnnestus või mis hetkel sa päriselt siis õppida jõudsid üldse? Mul tegelikult olid alati reisidel kõik õpikud ja töövihkud ja asjad kaasas, aga ega ma tegelikult väga palju õppida seal ikkagi jõudnud, et kui sa ikkagi oled päeval mäe peal, teed trenni või võistled, siis ega õhtul väga palju energiat enam ei ole, et nii-öelda õpingutega tegeleda. Aga suuresti vist oligi, et kui ma ikka tagasi Eestisse tulin, et siis pigem keskendusin sellele ja võib-olla oligi mingi hetk suurem fookus nii-öelda just õpingutel ja kuna haridus on minu jaoks ka alati olnud hästi olulisel kohal, siis tegelikult vist ikkagi gümnaasiumis ma olen vahepeal jätnud mingeid treeninglaagreid või võistluseid ära, et saaks nii-öelda kooli asjad korda ja saaks mingid vajalikud asjad tehtud, et see on jah, minu jaoks olnud alati hästi oluline ja kuidagi vahepeal tundsin, et oli vaja seda mingit kompromissi teha, et rohkem võib-olla natukene koolile keskenduda ja siis vähem spordile. Ragnar Klavan ütles meile investor Toomase konverentsil, et tema tippspordi edu taga oli see, et tal oli alati plaan A, et ta mitte kunagi ei mõelnud, et mis saab siis, kui, et tal ei olnud plaan B ega C. Kuidas sul on? Kas sul on ka ainult plaan A või sul on ka B ja C? Pigem vist on ikka ainult plaan A. Eks ma olen ka nende plaan B ja võib-olla isegi plaan C peale mõelnud, aga mingit konkreetset plaani mul küll ei ole, et pigem ongi, et hetkel keskendun täielikult tippspordile ja eks siis ühel hetkel tõenäoliselt, kui see moment tekib, kus ma tunnen, et olen juba nii vana ja tippspordist aitab, et siis tuleb see plaan B ka sinna kuidagi juurde mõelda, aga ma arvan, et ma isegi ei ole valmis tippsporti lõpetama ennem, kui mul ei ole seda plaan B-d olemas, sest et ma olen terve elu sellega tegelenud ja ma ei kujutaks reaalselt oma elu ilma spordita ette. Et siis, kui ma ikkagi, mul peab nii-öelda väga hea mingi varuvariant olema, et selleks, et tippsporti lõpetada. Kuigi sa ütlesid, et sulle ei meeldi väga sellised rutiinsed asjad, siis kas sul ikkagi, sul ilmselt on mingisugused rutiinid, mida sa teed, et olla nii füüsiliselt kui vaimselt täpselt nii tugev, nagu sa oled? Kui on, siis mis need on? Eks praegu ongi hästi palju rõhku nii-öelda hooaja ettevalmistusel, palju jõusaalitreeningut, et praegu see pole see kõige hullem, aga siis, kui ma eelmisel aastal oma põlvevigastust taastusin, et siis küll need kõik trennid olid väga rutiinsed ja väga palju ühesugused harjutusi kogu aeg, et siis tõesti see väga nii-öelda väsitas ära. Aga eks ma tegelikult üldiselt ka isegi oma treeningutes võib-olla üritan vahepeal niisugust pausi sisse tuua, et kui ma tunnen tõesti, et see läheb minu jaoks liiga rutiinseks ära juba ja ma kuidagi ei naudi seda ennem või ma tean, et ma ei tea, üritan hakata trennis vaikselt, ma ei tea, viilima näiteks, et siis ma pigem teen niisuguse korraks vahenädala, teen pausi ja siis saan uuesti sajaga nii-öelda edasi minna. Et ma leian, et selline endale võib-olla aja või puhkus andmine on ka teatud hetkedel väga oluline, et alati ei pea seal 100 peal olema ja 100 peal pushima ennast. Et võid vahepeal 90-ga ka, jah? Jah, ja võib-olla isegi natuke seal 60-ga. Aga räägime ka riskidest ja riskide võtmisest. Ka meil siin saalis on väga palju inimesi, kes võtavad kogu aeg ju enda investeeringuid tehes riske. Kuidas sina oled ju riske võtnud terve elu, sest see vigursuusatamine on ju meelet, see ongi ainult oht ja ekstreemsus ja kõik muu selline. Kuidas siis saad inimesena ennast veenda, et see, mis ma praegu teen, enda aju veenda, on täiesti okei ja see on lahe ja see ei ole hirmus, sest inimene ju tegelikult on loodud tundma hirmu. Et missugused su nipid on siis, et ennast kuidagi sellest hirmutundest eemal hoida? Esiteks ma arvan, et kõik riskid, mida ma ise nii-öelda võtan, on alati niisugused kaalutletud riskid, et ma ei lähe, ma ei tea, ma olen suusatamas mäe peal ja mul ei tekib mõte, et prooviks seda trikki, kui ma ei ole seda mitte kunagi varem teinud, kas kuskil batuudi peal või kuskil ma ikka üldiselt ei lähe seda proovima, et kõik on ikkagi alati väga läbi mõeldud ja samamoodi see aitab ka minu arust natukene sellest hirmust üle saada, et kuna mul ikkagi varasemalt on kõik need trikid kuskil nii-öelda kuivalt harjutatud, siis see annab veits niisuguse kindlustunde ka sinna juurde, et ma ju tegelikult tean, mis ma teen, tegema pean, ma olen seda batuudi peal, ma ei tea, 100 korda harjutanud, ma tean, et see tuleb välja, et tulebki kuidagi ise
positiivsemalt võib-olla seda olukorda võtta ja mõeldagi see, et see trikk tuleb välja, mitte see, et ma nüüd lähen kukun äkki. Aga kindlasti ma alati mõtlen ka sellised väiksemad detailid üle, mis on olulisemad või mis võib nii-öelda määravaks saada selle triki sooritamisel. Ja samamoodi on ka tegelikult võistlustel, et ma enne starti näiteks üritan visualiseerida oma võistlussõitu ja eriti kui on mingid siuksed elemendid, mis võib-olla tekitavad minus, ma ei tea, ebakindlust või milles ma ei tunne ennast nii hästi, et siis need proovin alati kuidagi veel eriti detailselt üle mõelda, et see kuidagi aitab natukene nagu maha rahuneda. Ja mis sa arvad, kas ja miks tasub siis ikkagi riske võtta? Et kui sa mõtled ka investorite peale natukene? Ma arvan, et riskide võtmine on ikkagi niisugune edasiviiv jõud, et vahepeal tuleb ikkagi asju oma mugavustsoonist väljaspool ka teha ja ma arvan, et see on igas valdkonnas nii, et tuleb natukene jalad kõhu alt vahepeal välja võtta, et saaks edasi liikuda. Kui sulle hakkab tulema võistlus, kas või sel samal võistluse päeval, missugused on su need ettevalmistused või rutiinid, et päriselt sel hetkel kohal olla? Mul ei ole väga mingeid selliseid konkreetseid rutiine, eks enne mäele minemist kindlasti sooja tegemine on üks niisugune kõige olulisem, aga enne võistlusi ongi, mis ma tavaliselt teen, ma lihtsalt, ma ei tea, istun omaette kuskil, visualiseerin, panen silmad kinni, visualiseerin oma võistlussõitu ja ega see vist ongi tavaliselt see, mis ma teen, aga see ei ole ka alati nii-öelda kivisse raiutud, et pigem teengi kõik enesetunde järgi, et mõni päev, kui ma tunnen, et tahan lihtsalt üksinda olla, siis ma olen üksinda kuskil, teine kord enne starti on niisugune tunne, et tahaks nüüd kellegiga hoopis juttu rääkida, siis tähendab, teen seda lihtsalt, mis ma tunnen, et parasti mulle sobib. Ehk siis ühesõnaga sa oled lihtsalt nii hea, et sa ei pea väga kuidagi ennem sellist fookust võtma? Ma võib-olla just arvan, et see, et ma teengi nii-öelda võib-olla oma südame järgi ja ma ei mõtle liiga palju, et see võib-olla ongi just see, mis nii-öelda aitab mingites keerulistemas olukordades, et tulebki lihtsalt oma südant kuulata. Ja kergusega teha asja. Yeah. Aga tippspordil on ka oma varjukülg ja eriti ekstreemspordil. Et vigastused võivad tulla nii pidevast suurest koormusest kui ka väikesest valesti läinud trikist, et kuidas sa pärast kukkumist ja vigastuse tekkimist suudad ennast uuesti motiveerida, et taastuda, see taastumine ei ole ju mitte kunagi lihtne, et öelda, et jah, ma lähen edasi, ma teen veel, et kuidas sa suudad ennast uuesti motiveerida? Eks see kuidagi ongi võib-olla jälle niisugune sihtide ja eesmärkide seadmine mingil määral, et kas või kui ma nüüd eelmise aasta jaanuaris vigastada sain, siis tol hetkel, kui ma vigastada sain, ma olin täiesti kindel, et nüüd on sportlaskarjäriga kõik. See kuidagi too hetk tundus lihtsalt nagu nii lootusetu ja samamoodi pärast operatsiooni ma ei saanud päris pikalt normaalselt kõndida ja siis on ka selline tunne, et ma vist ei hakka mitte kunagi normaalselt kõndima või ma ei saa isegi suusatada kunagi enam. Aga siis kuidagi, ma ei tea, läheb aja jooksul nii-öelda läheb paremaks, jalg, või saad uuesti kõndima hakata, saad kõike tegema hakata ja ma arvan, et see tegelikult on ka midagi, mis nii-öelda motiveerib, et kui sa iga päevaga nagu näed, et see olukord ikkagi paraneb ja läheb paremaks, et siis see motiveerib ja samamoodi ikkagi see, et oled päris pikalt olnud nendest võistlustest ja niisugustest treeninglaagritest eemal, et siis ikkagi see ka tekitab seda tunnet, et tahaks juba uuesti suusatama minna. Ehk siis sa ei ole kordagi mõelnud päriselt, et sa sooviksid juba loobuda tippspordist ja teha midagi muud? Eks neid mõtteid on ikka aja jooksul vahepeal olnud küll, aga ühtegi mitte sellist nagu konkreetset mõtet, et nüüd ma otsustangi, et nüüd ma enam ei tee. Et ma arvan, et see on normaalne, et vahepeal sellised mõtted käivad peast läbi, aga kuidagi alati, ja need vist ongi tavaliselt alati niisugustel raskematel hetkedel, aga siis, kui need rasked hetked kuidagi mööduvad, siis on jälle siht silme ees ja läheb edasi. Kuna meil on investeerimisfestival, siis räägime natukene ka rahast. Ma sind niimoodi ei piina kui Robertit. Kui hästi sina juba lapsena aru said, et sellisel tasemel spordi tegemine võib täiskasvanu ikka jõudes juba aidata sul olla väga heal rahalisel järjel? Ma vist ega üldse ei mõelnud selle peale. Ma arvan, et see võib-olla mõistmine tuli umbes samal hetkel siis, kui ma nii-öelda haarasin ohjad oma karjääri üle ja hakkasin üldse sporti nägema kui oma karjäärina või tööna, et mis ma olingi äkki siis 16 või 17 umbes äkki, et alles siis, et ega noorena, ma ei tea, kui ma olingi 13, kui ma esimesed siuksed suuremad võistlused võitsin, et täitsa tegelikult ju laps oled alles siis ja ma ei tea, mängid liivakastis, et sel hetkel üldse ma nagu, eks ma ikka teadsin võib-olla, mis, ma ei tea, koostööpartnerid mul on, aga ega ma lõpuks tegelikult ei teadnud isegi, mis need lepingute täpsed tingimused on ja samamoodi ka võistlustel võidurahad, et ega ma täpselt ei teadnud, mis need summad on, aga eks sel hetkel see ei huvitagi, et ma arvan, et see on ka väga okei, et lapsed ei tunnegi võib-olla nii suurt huvi niimoodi raha üle. Kui suured on võidurahad hetkel sellistel X-gameidel,
asjadel? See on väga erinev, et jah, võistlustel ongi väga erinev, aga niisugune 20 000 on suurtematel võistlustel. Kas sa ei ole mõelnud, et kui niisugune suurem summa tuleb, et noh, võiks ka investeerida või selle kuidagi panna kasvama? On tulnud selline mõte? Ma olen väga palju selle peale mõelnud, aga kuidagi, tähendab, see investeerimine pakub mulle huvi, aga mitte nii palju huvi, et ma tahaksin ise kuidagi, ma ei tea, selle kohta õppida või lugeda või et ma julgeksin hakata investeerima. Et võib-olla läheb sellega veel natukene aega, et aga neid mõtteid on küll olnud väga palju. Mis sa arvad, mis peab juhtuma, et sa natuke veel rohkem selle peale mõtlema hakkaksid või? Ma ei tea, ma arvan see, et ma täna siin olen, paneb mind juba veel rohkem selle peale mõtlema. Et kuidagi viimasel ajal, eriti ma ei tea, viimase poole aasta jooksul on neid mõtteid päris palju olnud, aga pole veel niisugust konkreetset otsust julgenud vastu võtta. Loodame, et saame sind siis inspireerida seda tegema, aga mis sa arvad, kui palju üldse tehakse tippsporti raha pärast? Väga palju. Ma arvan, et me keegi ei hakka kunagi noorena sporti tegema. Me teeme sporti selleks, et küll võib-olla tippu jõuda, kui me näeme, et meil on potentsiaali, aga sel hetkel ma arvan, keegi ei mõtle, et me hakkame seda sellepärast tegema, et kunagi teeniks palju raha sellega või kuidagi, et see kindlasti ei ole see eesmärk, aga ühel hetkel, kui sa juba nii-öelda tippsporti teed, siis on ikkagi täiskohaga töö ja kuidagi peab ju ära elama, et siis see ühel hetkel, mingi hetkel lihtsalt käib, ma arvan, see switch, kus lihtsalt hakkad natukene teisest nii-öelda point of view'st kogu seda sporti vaatama, et see on ikkagi lõpuks mingil määral sissetuleku allikas. Kas sa oled mõelnud, mis sinust saab, siis mitte, et sa hakkaks praegu lõpetama, aga näiteks kas või 15 aasta pärast äkki, et mis valdkonnas sa tahaksid töötada või mida sa sooviksid teha? Oi, neid mõtteid on igast erinevaid. Kindlasti ma tahan kuidagi ikkagi spordiga seotud olla, et kas siis teha äkki mingit treeneritööd ja ma tunnengi, et tahaks just noortele võib-olla tagasi anda midagi. Ja samamoodi pakub mulle ka ettevõtlushuvi, et võib-olla midagi selles valdkonnas. Senimaani, kuni sa saad maailma parimaks investoriks, sest sul on maailma parima sportlase geenid ja omadused olemas, siis kas sa annaksid ka saalile mõned nõuanded, mis aitavad maailma parimaks saada mis tahes valdkonnas? Ma arvan, et tuleb nautida seda, mis sa teed, et see kehtib iga asja kohta ja ma olen seda ise omal nahal väga palju tunda saanud, et kui ikkagi mingit asja nii-öelda teed vastu tahtmist, siis ühel hetkel see ikkagi, kui sa liiga palju sunnid ennast tõenäoliselt viib ikkagi mingile läbipõlemisele, aga kui sa ikkagi naudid seda, siis sa oled ka palju rohkem motiveeritud seda tegema ja läbi selle siis võid saada ka edukamaks. Siin küsitakse, et kas ja kuidas valmistad end rahaliselt ette selleks, kui sa enam tippspordiga tegeleda ei taha või ei saa? Et kuidas ma valmistan ette? Jah, et kas sa valmistad ja kuidas? Võikski tegelikult investeerimisega ette valmistada seda, aga seda praegu veel ei tee. Et ega mul head vastust sellele praegu ei olegi. Aga kogud paned kõrvale võib-olla? Jah, seda kindlasti, et kõik, mis nii-öelda üle jääb kõikidest nendest treeninglaagritest ja kuludest, siis ikkagi panen kõrvale. Siin küsitakse, et kui sa läheksid ülikooli, siis mida sa õpiksid? Ma olen praegu mõelnud, et ma läheksin tõenäoliselt ettevõtlust õppima. Tegelikult mulle pakub ka psühholoogia huvi, aga ma ei näe ennast tulevikus näiteks, ma ei tea, spordipsühholoogina või sellises valdkonnas töötamas, et see pigem on midagi niisugust, mis mulle lihtsalt huvi pakub ja tahaks võib-olla selle kohta natukene rohkem mingit teadmisi saada, aga see pigem pole see, millega ma tahaksin pärast sportlaskarjääri elu lõpuni tegeleda, et pigem olen praegu ikkagi mõelnud et minna võib-olla ettevõtlust õppima. Millest sa praegu veel unistad? Ma praegu vist unistan sellest, et saaks nüüd varsti jälle uuesti lumele ja saaks nii-öelda selle pika vigastuspausi lõppenuks kuulutada, et ongi varsti siin augusti keskel lähemegi Uus-Meremaale treeninglaagrisse, kus on siis ka esimene MK-etapp peale pika vigastuspausi, nii et ma arvan, et see on praegu see, millest ma natukene unistan. Kuidas tundub olla valmis uuesti rajale astuma? Jah, ma usun küll, et eks seda näeb alles siis, kui ma seal päriselt koha peal olen, aga eks tööd on selle nimel palju tehtud ja loodan, et ka nii-öelda põlv on selleks valmis. Väga äge. Võtame saalist ka paar küsimust. Juba siit eest kohe anname mikri siia. Tõele au andes tippspordis jõuab kaugele ja ka klassikalises muusikas puutun mõlemaga kokku läbi ande, läbi võimeka metoodiku ja targa lapsevanema juhtimise. Mis on täna see, mis sind aitab püsida konkurendis? Kas on see miski või on see keegi? Ma arvan, et see lihtsalt on tahe olla spordis või üldse elus edukas
ja ongi kindlasti konkreetsed eesmärgid ja sihid, mis nii-öelda aitavad areneda ja nii ongi. Võtame veel küsimusi. Nii, sealt samast, jah? Tere! Olen kuulnud, et noored, kes teevad tipptasemel sporti, et nemad arvavad, et neil ei ole vaja kehalises käia või siis ei näe seda vajalikuks. Et mis sina sellest arvad? No mina väga pikalt tegin ka nii-öelda suusatasin, aga võib-olla sinna juurde mingit üldkehalist ettevalmistust, kui sellist ei teinud ja ma kindlasti leian, et see on väga oluline ja võib-olla kas või kehalises käimine, et ma arvan, et hästi palju annab see juurde, kui sa juba noorena tegeled hästi paljude erinevate spordialadega või tegeled üldse erinevates valdkondades, et ka ma olen enda puhul tähele pannud, et juba noorest peale ma olen igast erinevaid spordialasid harrastanud ja tegelikult see tuleb lõpuks ka ikkagi selles suusatamises kasuks, nii et tasub ikkagi kõike proovida ja kehalises käia. Ja võtame ühe veel. Nii, on juba kellegi käes? Et täna on käinud ju lause läbi, et sõpru tunned edus. Kas sul on ka olnud olukordi, kus ikkagi ei jää sõbrad alles või kas on kuidagi eraelu sellega kannatanud, et oled nii edukas? Pigem vist mitte, ma ütleks. Et mul on palju lähedaseid inimesi, lähedaseid sõpru ja ma tunnengi, et vahet ei ole, mida ma teen või kuidas ma teen, et nad on ikkagi, jäävad alati minu kõrvale ja toetavad mind. Et jah, eks ole alati tegelikult võib-olla ka selliseid, kes võib-olla mingis, eks sa näedki rasketel hetkedel näed, kes päriselt su sõbrad on ja et eks ole ka võib-olla neid, kellega nii-öelda, ma ei tea, sõprussuhted on ühel hetkel läbi saanud, aga see on ka täiesti okei ja jah, ma ei oskagi rohkem midagi lisada siia juurde. Aitäh, Kelly! Ma usun, et me saime kõik ikkagi siit päris palju mõtteid kaasa ja sihti ka edaspidi palju eesmärke seada ja ikkagi nende poole liikuda. Sa oled väga inspireeriv ja aitäh, et sa tulid ja jagasid meiega enda mõtteid ja teekonda. Ja suur aitäh!